Briti kuningas Charles III esines eile USA kongressis ja tal oli midagi öelda Washingtoni poliitilisele juhtkonnale, eelkõige muidugi Donald Trumpile. Kõne peeti brittidele omase vaoshoitusega, kuid see sisaldas väga palju varjatud tähendusi. Charles III varjas osavalt kriitikat Donald Trumpi aadressil ja andis mõista, et USA presidendi administratsioon peaks kiiresti oma seisukohti ümber hindama. Ja just selles saates tahan koos teiega analüüsida ja lahti mõtestada need varjatud sõnumid, mis peituvad Briti monarhi Charles III kõne mõnedes võtmelõikudes. Ja see saab olema üsna huvitav saade, sest kuninga visiit Washingtoni võib palju muuta, sealhulgas ka USA suhetes NATO ja Ukrainaga. Minu nimi on Aleksei Betši, arutame seda teemat koos, aga enne kui alustame, palun tellige kanal, pange saatele like ja kirjutage mõni kommentaar. Lisaks sellele liituge minu Telegrami kanaliga Betši News, link sellele on selle video kirjelduses. Alustuseks annan lühikese ülevaate. 28. aprillil pidas Suurbritannia kuningas Charles III kõne USA kongressis. See oli esimene Briti monarhi esinemine Ameerika seadusandjate ees alates 1991 aastast. Seetõttu oli see tõesti ajalooline sündmus. Charles III alustas oma kõnet puudutades suure ebakindluse aega, millega seisavad silmitsi nii USA kui ka Suurbritannia. Ta kinnitas, et hoolimata ebakindlusest, konfliktidest Euroopas ja Lähis-Idas jäävad Suurbritannia ja USA alati ustavateks liitlasteks demokraatia kaitsmisel. Kuningas mainis ka USA presidendi Donald Trumpi kriitikat Põhja-Atlandi alliansi aadressil. Ta märkis, et pärast 2001 aasta 11. septembri terrorirünnakut rakendati esimest korda Põhja-Atlandi lepingu 5. artiklit ning NATO mobiliseerus ühe oma liikmesriigi kaitseks. See oli ainus tõhus juhtum, kus NATO astus liitlase kaitseks välja ja see liitlane olid USA. Trump ei peaks tegema avaldusi, et NATO on paberist tiiger. Samuti kutsus Charles III üles säilitama ja isegi suurendama Ukraina toetamist. Järgneb tema tsitaat. 11. septembri sündmuste vahetusjärel, kui NATO kasutas esimest korda oma ajaloos artiklit 5, vastasime me koos sellele üleskutsele. Täpselt nii, nagu meie rahvad on seda teinud juba üle sajandi, õlg õla kõrval läbi 2 maailmasõja, külma sõja, Afganistani ja teiste meie ühise julgeoleku jaoks määravate hetkede. Täna on sama vankumatu otsusekindlus vajalik Ukraina ja tema vapra rahva kaitsmiseks. Tagada tõeliselt õiglane ja kestev rahu. Kuningas kommenteeris ka laupäeval toimunud tulistamist Valge Maja korrespondentide õhtusöögil, öeldes, et sellised vägivallateod ei vii kunagi eduni. Hiljem kohtus Charles III Ameerika tehnoloogiaettevõtete juhtidega, et arutada probleeme, millega varajases arengujärgus idufirmad silmitsi seisavad. Seejärel osalesid tema ja kuninganna Camilla riiklikul õhtusöögil Valgevenes. Muide, õhtusöögi ajal peetud toosti käigus rõhutas Donald Trump Ameerika Ühendriikide ja Suurbritannia erisuhteid. Charles III tegi oma kõnes nalja Donald Trumpi vastuolulise uue projekti üle, eriti pallisaali kohta Valge Maja idatiivas. Kuningas meenutas, et juba 1814 aastal viisid britid omapärasel moel Valge Maja rekonstrueerimise läbi. Ta märkis, et Trump ei ole originaalne. Ka britid üritasid Valget Maja moderniseerida, kuid tõsi, üsna omapärasel viisil. Siinkohal selgitan ise nalja. Charles III vihjas 1814 aasta sündmustele. Tollal Anglo-Ameerika sõja haripunktis vallutasid Briti väed Washingtoni ja lihtsalt põletasid Valge Maja maha. Lisaks meenutas Briti kuningas, et Donald Trump väitis hiljuti, et kui Ameerikat poleks olnud, räägiksid eurooplased kõik saksa keelt. Ta vihjas Trumpile. Ta ütles otse välja. Kuulge, ärge unustage, kui meid, britte poleks olnud, siis teie, ameeriklased, räägiksite tegelikult prantsuse keelt. Seega ärme hakka võrdlema, kes on kõvem. Aga kogu asi on selles, et kogu kuningas Charles III kõne oli täis selliseid varjatud tähendusi ja isegi etteheiteid Donald Trumpi aadressil. See oli esimene Briti kuninga kõne USA kongressis viimase 35 aasta jooksul. Ja see visiit on ajastatud USA iseseisvuse 250. aastapäevaks Suurbritanniast. Ja nüüd dešifreerime mõned Briti kuninga sõnumid. No näiteks,
kui Charles III tuletas meelde, et NATO kasutas esimest korda 5. artikkel ja ÜRO Julgeolekunõukogu oli terrori ees ühtne. Kui USA's juhtus 11. septembri tragöödia, pidas ta silmas järgmist. Kuulge, ärge loobuge. 5. artiklist. Sest britid olid kõrval, kui see tõesti oli oluline. Aga see, et nüüd Trump väidab, et ei aidata sõjas Iraaniga, ei ole nii tähtis, kui see oli siis. Ja edasi toon tsitaadi kuningalt, mis esmapilgul tundub naeruväärne ja mitte eriti asjakohane. Tsitaat. Ma teenisin suure uhkusega kuninglikus mereväes, järgides oma isa, prints Philippi Edinburghi hertsogi, oma vanaisa, kuningas George VI, oma vanavanatädi Lord Mountbatteni ja oma vanavanaisa, kuningas George peides mereväelisi jälgi. Võiks ju küsida, miks kuningas üldse selles kongressi ees räägib, aga tegelikult on kõik väga lihtne. Briti kuningas ütleb Trumpile, lõpetage kuningliku mereväe üle irvitamine. Asi on selles, et mitte väga ammu väitis Trump, et kuninglik merevägi ei vasta oma otstarbele. Tsitaat Trumpilt. Teil pole isegi laevastikku, te olete liiga vanad ja teie lennukikandjad on rikkis. Just nii ta rääkis Briti laevastikust ja Briti kuningas vastas talle. Ja edasi üllatas Briti kuningas tõesti. Ta ütles järgmist, tsiteerin. Ameerika sõnadel on kaal ja tähendus, nagu ka iseseisvuse saavutamise ajast alates. Selle suure rahva teod on veelgi olulisemad. President Lincoln mõistis seda suurepäraselt. Ja oma suurejoonelises Gettysburgi kõnes märkis ta, et maailm ei pruugi eriti tähele panna, mida me ütleme, kuid ta ei unusta kunagi seda, mida me teeme. Ja need olid lihtsalt geniaalsed sõnad, mis olid suunatud Donald Trumpile. Donald Trumpi teravad ja taktitundetud postitused sotsiaalmeedias. See pole just eriti hea, aga need on ikkagi vaitsõnad. Ja kuningas kutsub üles, et kuni pole veel hilja, kui Trump lihtsalt taastab sõbralikud suhted, siis Euroopa ja Suurbritannia võivad, ütleme nii, unustada ja ignoreerida kõik need solvangud, sest need on vaitsõnad. Just nii, kõik need sõnad tulevad Trumpi suust. Aga kui ta ka tegudes ära lepib, siis on kõik valmis leppimiseks. Edasi pani Briti kuningas Trumpi otsekohe paika. Veel üks tsitaat. USA ülemkohtu ajalooline ühing on välja arvutanud, et Magna Cartat on tsiteeritud vähemalt 160 ülemkohtu kohtuasjas alates 1789 aastast. Muu hulgas alusprintsiibina, mille kohaselt täidesaatev võim allub kontrolli ja tasakaalusüsteemile. Sisuliselt ütles kuningas. Kuulge, Briti kuningriik andis teile kunagi vahendid, et ohjeldada presidenti, kes on äkitselt unustanud, et tema riigis kehtib kontrolli ja tasakaalusüsteem. Et ta ei ole kuningas, tal ei ole mingit isiklikku ega ainuvõimu. Ei, tema üle on kongress, ülemkohus ja nii edasi. Ja lõpuks teatas Briti kuningas, tsiteerin, ma palvetan kogu südamest, et meie liit jätkaks meie ühiste väärtuste kaitsmist koos meie partneritega Euroopas ja rahvaste ühenduses ning kogu maailmas ja et me eiraksime üleskutseid veelgi suuremale suletusele ja isoleeritusele. No põhimõtteliselt ütleb Charles III, kas te olete tõesti kindel oma idees Ameerika ennekõike ja isolatsionismi ideedes? Või peaksite te lõpuks ometi ärkama ja mõistma, et ilma liitlaste ja partneriteta olete te mitte keegi? Siia panen 3 punkti, kirjutage oma arvamusi ja järeldused selle video kommentaaridesse, tellige kanal, vajutage kellukesele ja ärge unustage panna laiki. Sellega on kõik, hoidke end ja olge tublid. Nägemist teigile!